Ma usun, et me kõik teame, kui oluline on puu- ja köögiviljade söömine. Küll aga võib tekkida küsimus, kui palju neid igapäevaselt sööma peab. Kas sina tead? Mina olen Mari-Liis Ilover ja kohe uurime järgi, kui palju on igapäevaselt tarvis süüa puu- ja köögivilju tervislikuks toitumiseks. Paljud inimesed arvavad, et 1-2 peotäit päevas süüa on piisav. Tegelikult vajame me 5 portsjonit puu- ja köögivilju päevas. Isegi kui me oleme puuvilju hakanud sööma juba enam-vähem õiges koguses, siis köögiviljade puhul jääb paljudel paraku pool soovituslikust kogusest siiski vajaka. Nii on juba parem. Iga puu- ja köögivili siin kaalub umbes 100 grammi, mis on 1 portsjon vajalikust päevasest kogusest. Mina olen täna 2 peotäit juba söönud, seega saan süüa veel 3. Kogu vajalikku kogust ei peagi sööma ära ühe korraga. Jaga oma köögi- ja puuvilja portsjonid terve päeva peale ja kasuta neid erinevates roogades. Puu- ja köögivilju ning marju peab kindlasti sööma. Neis on palju vett, kiudaineid, C-vitamiini, kaaliumi, magneesiumi ja teisi vajalikke aineid, nagu näiteks beta-karoteeni, millest organism oskab ise teha A-vitamiini. Kõiki neid aineid on vaja, et olla terve ja et organism saaks toimida tõrgeteta. Mis on eriti hea, et tänu väikesele energiasisaldusele ning neis sisalduvatele kiudainetele aitavad köögiviljad, marjad ka kehakaalu kontrolli all hoida. Ma usun, et sul võib olla ka küsimus külmutatud köögi- ja puuviljade kohta. Kui sul on kiire või poes on müügil ainult närtsinud või kollakaks tõmbunud brokkoli, kas siis võiks osta hoopis külmutatud köögivilju? Vastus on jah. Need on pakendatud ajal, mil viljade vitamiinisisaldus on kõige suurem. Kiiresti külmutades ja õigesti pakendades säilivad vitamiinid väga hästi. Seega võib külmutatud vilju julgelt erinevates toitudes kasutada. Nende puhul on veel üks oluline eelis. Nad on juba puhastatud ja tükeldatud. See tähendab, et toidu tegemiseks ei kulu kuigi palju aega. Ja kiudainete ning mineraalainete sisaldus ei vähene külmutamisel üldse. No nii läheb siis wokiroa tegemiseks, et meil on nüüd siin olemas sibul, küüslauk, paprika, porgand, meil on brokkoli ja lillkapsas ja siis lähevad veel suhkruhernekaunad. Kaste on meil ka juba enne valmis tehtud ja tegelikult võibki asuda wokkima. Nii, ja edasi on hea tegelikult woki koostisosadid lisada valmimise järjekorras, et porgand on selline juurvili, mis võtab ilmselt kõige rohkem aega. Kas saame kõik kätte siit? Porgandite seltsi panna paprika. Nüüd on lillkapsa ja brokkoli aeg. Lillkapsas ja brokkoli valmivad ka üsna kiiresti, nii et paarist minutist kiirelt wokkimisest täiesti piisab. Ja nüüd on jäänud veel suhkruhernekaunad. Vaadake, kui tore värviline see kõik siin välja näeb. Ja nüüd on aeg nii kaugel, et ma valan siia peale meie varem valmistatud kastme. Nii, üks väike asi on veel jäänud, ma lisan siia ka rohelist sibulat. Ja ongi aeg serveerida. Nendesse toitudesse olen pannud päevase minimaalse koguse puu- ja köögivilju ja marju, mida me vajame. Proovi ka sina neid mõnusaid toite ja saad oma perele valmistada toitainetest pakatava roa. Ja ära unusta, et vahelduseks tavalistele köögi- ja puuviljadele võid kasutada ka külmutatuid.